Tšau, kallid peregrupi liikmed, aitäh, et jätkuvalt toetate kanalit ja kindlasti visake videole ka mingi positiivne kommentaar. Ja kui see video peaks nüüd minema ka siis Kuutaro vaataja jaoks avalikuks mingi, ma ei tea, 10 päeva pärast või mis iganes, et peregrupi liikmete jaoks läheb see kohe avalikuks ja ilma reklaamideta. Aga kindlasti visake siis ka tänutäheks peregrupi liikmete kommentaaridele südameid ja pöidlanuppe ja respekti nii-öelda, et tänu peregrupi liikmetele see video on üldse teie ette tulnud ja valmis saanud tänu sellele toetusele. Ja vaatame tänases videos siis, mis on tulekul suhetes ja armastuses kõigile 12 tähtkujule. Tšau kõikidele jääradele ning vaatame üle, mis see suhted armastus on toomas teile. Võtame kõigepealt mingi üldenergia kaardi. Mis on üldenergia jäärale suhetes ja armastuses? Mis on jäärale üldenergia suhetes ja armastuses? Huvitav teha täna selle sinise pakiga pole ammu teinud ja kohe selle lobisemise peale tuli siit välja karikate paas. Nii et üldenergiana võtame siis karikate paasi siit jäärale. Karikate paas, hästi nagu nooruslik energia, võib tähendada lapsikut energiat, võib tähendada nooruslikku energiat. Ta võib tähendada nooremapoolset romantilist austajat kellegi jaoks. Samas, kuna ta on üldenergia, siis tegelikult see kaart räägib hästi tugevalt intuitsioonist. Et siin jäärad tundub, et peate rohkem usaldama enda sisetunnet ja intuitsiooni siis võib-olla mingites romantilistes või suhtealastes olukordades. Sisetunne võib nagu öelda, kuhu suunas minna. Vaatame, kuhu suunas peaks jäär liikuma. Kuhu suunas peaks jäär liikuma. Kuhu suunas peaks jäär liikuma. Ja jäär peaks liikuma mingi raske lõpu poole, sest väljas on siin sauade 10. 10 on siuksed nagu tsükli lõpetamise kaardid. Sauade 10 on siuke suht raske tsükli kaart, nagu ongi liigsed mured, liigsed kohustused. Palju siukest nagu ringi jooksmist tundub sauadega, kuna sauad on aktiivsed, loovad ja muidugi ka kirglikud. Aga sauade 10 räägib jah siis mingi raske tsükli nagu lõpetamisest ja ta ütleb, et peaks siin jäärale siis suhete põhjal algama mingi uus murevaba tsükkel või keegi vabaneb mingist murest või koormast, et kui kellelgi on mingi negatiivne side või suhe, siis see võib nagu lõpu saada. Mis me järgmiseks jääralt küsime? Vaatame, mida toob uus tsükkel. Mida toob uus tsükkel? Mida toob jäärale uus tsükkel? Ja mõõdukuse kaardi viskab. Mõõdukus on siis selline nagu stabiilsuse ja nagu turvatunde kaart. Et see kaart kindlasti muidugi ütleb, et peab tegutsema, aga ta soovitab mitte nagu liigselt kiirustada enda valikute tegemisel. Et ta on siuke tark ei torma kaart. Samas ta ütleb, et kõike võib, aga kõike võibki mõõdukuse piires. Võib tähendada seda, et uus tsükkel peaks tulema siis hästi stabiilne, aga võib-olla tsükkel on selle stabiilsuseni jõudmine. Et kui teil on mingid asjad siin paigast ära, siis kindlasti tasub nii-öelda mingid asjad uuesti tasakaalu viia. Vaatame, mis on austajad. Kas on austajaid? Mis see karikate baas siin on? Kas on ka austajaid? Kas on jääral austajaid? Kas on jääral austajaid? Romantilised suhted jäärale. Romantilised suhted jäärale. Kas on austajaid? Ja midagi siit hüppas. Ossa. Ja kas on austajaid küsimuse peale tuleb keisrinna kaart. Keisrinna on nüüd siuke viljakas naisenergia kaart, see on 100% naisterahva nagu energia. Ta võib tähendada rasedust, võib tähendada kuulsust, tunnustust. See on siuke võimeku ülemuse kaart ka võib-olla kellegi jaoks. Suhted sidemed emaga võivad tähtsad olla siin osade jaoks. Aga ma ei tea, kas siis naised võivad siin, samas kuna küsimus oli nagu romantilises mõttes, siis jääradel on siin mingi raseduse võimalus või mingi väga siuke, ma ei tea, kuulus isik võib teie suunast tulla või väga huvitav energia nagu, aga see on just nagu naisenergia. Et kuna küsimus oli romantiliste suhete põhjal, siin võib ka muidugi samasoolise austajaid olla, eks ju, vaatajates, aga midagi siin on seotud mingi võimeka naisterahvaga justkui tundub. Mis see võimekas naisterahvas on siin? Kes see on? Kas see on jäärad ise või kes see on? Kes on keisrinna? Keisrinna ikkagi võib olla mingi ülemuse energia.
sellepärast, et tuleb siit välja ka müntide 6 ja müntide 6 on niisuguse võrdse võtmise ja andmise kaart, ta räägib võitmistest ja kaotamistest, aga ta on niisugune raharinglus ja enamasti ikkagi positiivne energia, ta võib tähendada mingeid nagu kingitusi. Samas niisugune huvitav nagu kaart, et võib tekkida siis mingi hea töösuhe, et kui nagu ise panustate, siis panustatakse teisse, eks ju, et töösuhete puhul, aga romantilised suhted, mis siin romantilistes suhetes, kas ikka midagi järel tuleb või tekib või on see keisrinna ikkagi millegiga ka veel seotud. Ja selle peale, kui küsisin, on see keisrinna ka ikkagi millegiga seotud, tuli välja viimase kaardina jäärale karikate äss. Ja karikate äss on siis kõige suurem selline romantilise potentsiaaliga nagu kaart, et vallalistele inimestele ta tähendab uut romantilist nagu partnerit ja mingit uut romantilist tsüklit olemasolevatesse suhetesse, ta tähendab mingeid järgmisi etappe, eks ju, on see siis kokkukolimine, abielu või rasedus. Rasedusest räägivad siin nüüd väga tugevalt 2 kaarti, nii keisrinna kui ka karikate äss. Karikate ässas on tõesti meeletult palju emotsiooni, isegi emotsioonide nagu küllus, eks ju, et see karikas ajab üle, aga loodetavasti siis ikkagi positiivsed emotsioonid, sest mingi raske tsükkel siin jääredel peaks lõppema ja uus tasakaalukam ja võrdse panustamisega mingi tsükkel siis tundub nii tööalane kui ka romantiline. Jäärad, see oli siis selleks korraks teie video, aitäh peregrupi liikmetele veel kord, et nad toetavad kanalit, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele ning vaatame siis üle, mis on siin teile suhetes ja armastuses tulemas. Võtame kõigepealt üldenergia sõnnidele suhted armastus. Mis on siin sõnnidel üldenergia suhted armastus? Ja viskas siit 3 kaarti, aga kõige peal on siin kohe olemas mõõkade äss. Ehk siis mulle tundub, et see on siin nüüd see üldenergia kaart, kuna ta oli kohe nähtaval ja me küsisime, mis on see üldenergia. Mõõkade äss on nüüd siuke selguste loomise kaart, et kui teil on olnud mingid küsimused, millele ei ole olnud vastuseid, siis need vastused peaksid tulema, mingid suhtlused peaksid arenema, sest mõõkadel on meeletult hea suhtluse energia. Võite midagi avastada või siis tõesti millegis nagu selgusele jõuda ka iseeneses. Et ma 100% ei saa öelda, mis see on, samas jällegi mõõkade äss on ka nagu illusioonidest vabanemise kaart ja ta on hästi positiivne nagu uute alguste kaart. Kui te olete mõelnud midagi proovida, midagi alustada, siis võib-olla nüüd oleks vähemalt õige aeg proovida, sest mõõkade äss võib tähendada seda, et mingi uus asi hakkab kellegi jaoks hästi kiiresti arenema. Ja see on huvitav sellepärast, et on siin kohe mõõga all teine kaart, siis narr. Ja narr räägib siis just uutest algustest, sest see on taropaki siis kõige esimene kaart numbriga 0 ja 0 on otsast peale, eks ju, ja see tähendab uus algus, uus võimalus, uus valik, mis iganes uus inimene kellegi jaoks, eks ju. Aga natukene see kaart juhib ka tähelepanule, et tuleb olla piisavalt tähelepanelik, et kuskilt nagu kalju serva pealt alla ei astu justkui, et nagu ise mingit rumalat käiku ei tee, mis nagu võib teile nagu kätte maksta. Aga kui te olete piisavalt nagu tähelepanelik, siis see on niisugune nagu murevaba ja kerge nagu energiaga kaart, et see kaart ütleb, et kui te olete piisavalt tähelepanelik, siis te võite nagu vooluga minna kaasa. Mingi hea uus energia peaks kellegi suunas tulema. Samas on siin kohe olemas ka karikate 8. Ja karikate 8 on siuke kaart, mis ütleb, et selle jaoks, et keegi saaks edasi liikuda mingi positiivse suuna suhtes, selle jaoks peab keegi jätma midagi negatiivset minevikku. See on enamasti seotud negatiivse emotsiooniga, ilmselt mingi romantiline side või suhe, sest karikad on emotsiooni ja romantika kaardid. Toksiline sidesuhe, mingi halb harjumus, mis teil tekkis suhtes, sõltuvus, negatiivne mõtteviis muidugi, eks ju, aga just see emotsioon, et te võib-olla ei ole nagu läbi töötanud enda mingeid mineviku haavu ja see sisemine töö on nagu tegemata, sest tegelikult kui te teete õieti sisemise töö läbi, siis te saate lasta lahti nagu sellest negatiivsest emotsioonist. Et te lihtsalt õpite sellest olukorrast ja lükkate selle energia enda elust välja. Midagi siin sellega seotud on, keegi midagi peab jätma siin sõnnidel minevikku. Vaatame, mis siit veel tuleb, mis on see, mille peaks minevikku jätma või? Kas huvitav, kumma me nüüd võtame, kas me võtame nagu selle poole või me võtame selle, et mis on siin narriga tulekul? Okei, võtame mõlemad, mille peab jätma minevikku karikate 8-ga?
ja tuleb siia kuukaart välja, väga huvitav. Kuukaart on saladuste, pettuste, illusioonide sihuke energia, kui ta tuleb nagu negatiivses võtmes. Muidugi ta tähendab ka hästi tugevat intuitsiooni ja see on ka sihuke spirituaalse ärkamise energiaga seotud või hästi tugeva siis spirituaalse energiaga on seotud just kuukaart. Eks sellepärast mul on ka kuutaro on ju. Ja siin võib olla kaks mingit olukorda või kaks võimalust või kaks varianti, midagi võib siin olla seotud number 2-ga. Keegi peab tegema mingi valiku, keegi võib siin üritada kellegile mingid illusioone luua, aga samas on ülihea see, et üldenergiana tuli välja meil mõõkad äss. See tähendab seda, et vastused tulevad teieni. Ükskõik, mis see on, mingi saladus, mis iganes. See peaks nagu välja tulema. Ja siin võib-olla ongi see võti siin selles, et te peate usaldama enda sisetunnet, et te võib-olla tunnete või teate juba mingis olukorras, kuidas asjad on või midagi, mis toimub. Ja mingi negatiivne energia on sellega seotud ja sellest tuleb lahti öelda. Ja narr nüüd uus algus, mida see uus algus siis toob? Mida toob see uus algus sennile? Mida toob see uus algus sennile? Mida toob uus algus sennile? Algus ja narr sennile. Kas ei taha anda senn? Oi, siit läks paljuks. Läks liiga paljuks. Võtame 2 kaarti. Pean siin veits sõrme libedamaks tegema või õigemini just kleepumaks. Kaardid on nii libedad. Ja hopsti ja uus algus sennile. Väga huvitav ja niimoodi popsti lendas 2 kaarti välja. Ja väga põnev sennid, sellepärast, et esimese kaardina on siin väljas karikate 2. Ja karikate 2 on hästi tugev hingesugulus sidemekaart. See räägib justkui 2 erinevast samas hästi sarnasest inimesest, kes justkui saavad kokku, ühe nõrkused on teise tugevused, nad nagu täiustavad üksteist ja nad võivad luua siin hästi harmoonilise nagu sideme ja suhte. See võib olla romantiline, see võib olla sõprusside, aga see võib ka olla nagu spirituaalne side. Et siin on nagu hästi palju erinevaid võimalusi, see võib olla ka samasooliste kaart, sest pildi peal on 2 meesterahvast, kes tähistavad justkui midagi ja see ongi nagu siuke mingi hästi tugeva sideme nagu tähistamine. Justkui see kaart ütleb tegelikult ka seda, et see uus nagu hea side aitab unustada mingid vanad asjad minevikust. Ja selle peale kõige viimase kaardina on siin sennidel väljas ka karikate äss, mis on siis, või tähendab äss kuningas. Karikate kuningas on kõige spirituaalsem kuningakaart taro pakist. Mees energia nüüd, eks ju, et 50-50 võib siin taga olla ka naisterahvas, eriti kuna see on just karikate kuningas, millel on kõige suurem see spirituaalenergia, sest naistega seondatakse seda spirituaalenergiat. Samas nüüd karikate kuningas iseenesest on hästi siuke eluküps inimene, hästi avatud meelega, hindab olukordi kaine mõistuse meelega. Samas tegemist on siin siukse emotsionaalse inimesega, aga see inimene peaks oskama ka seda emotsiooni hästi kontrollida või võib-olla ka varjata. Et siuke huvitav kaart, hästi empaatiavõimeline mingi inimene. See võib nüüd olla teie enda energiasennid, mille te saavutate, või siis see võib olla selle uue inimese energia, mingi austaja, partner, lähedane inimene, sõber. Midagi siukest, aga see tuleb peale mingit selgust, mis peaks teieni jõudma ja mis peaks kaasa tooma mingi uue alguse. Nii et väga põnev sennid, kindlasti aitäh veel kord peregrupi liikmetele, et te toetate kanalit, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele ning vaatame siis üle, mis on tulemas teile suhetes ja armastuses ja kõigepealt võtame siis üldenergia. Ja kaksikute üldenergia suhetes ja armastuses, mis on kaksikute üldenergia ja üldenergia kaksikule on sauade baas, nooruslik energia. Võib tähendada lapsikut energiat, aga pigem nagu nooruslikku ikkagi. See on tegelikult siuke nagu entusiasmi kaart, julguse kaart, tegutsemise kaart, sauadega aktiivsus, loovus, kirlikkus, eks ju. Et see kaart võib teile öelda midagi, et kui te minevikus võib-olla proovisite midagi ja võib-olla nii hästi ei õnnestunud, siis äkki nüüd on õige aeg uuesti proovida. Et mingi asi võib paremini teie jaoks välja tulla. Igal juhul jah, see tegutsemine, et siin peab justkui nagu tegutsema mingite olukordade nimel. See muidugi nüüd kellegi jaoks võib olla nooremapoolse kükestava kirliku austaja kaart, sauadega võib seal olla rohkem nagu siukest seksuaalne energiat. Ei tea võimalik, aga kuna see on pigem see üldenergia kaart, siis ma eeldan, et see on ikkagi kaart siin kaksikutele, mis ütleb, et olge aktiivne, loov, kirlik, tegutsege. Vaatame, mis on toomas siin tulevik veel kaksikule. Mis on siin kaksikul tulekul? Ahaa.
väga-väga huvitav, väga-väga huvitav. Noh, esimese kaardina siit kohe lauale lennates nägin ka, et tuli välja müntide 8. müntide 8 on hästi nagu aeglaselt liikuva energiaga kaart, et see tähendab kindlasti nagu kannatlikkust. Et see kaart ütleb, et mingi asja ülesehitamine võtab oodatust kauem aega. Samas see kaart ütleb seda, et kui te teete tööd ja näete vaeva, panete energiat sinna olukorda, siis see olukord teie jaoks areneb. See võib olla enesearengu kaart, mingi õppimine, treenimine, harjutamine, eks ju, aga see võib ka olla seotud siis nii-öelda tööalaselt, sest mündid on ikkagi nagu rahakaardid. Ja mingi tööalane, mingi projekt või oma ettevõte või midagi kellegi jaoks nagu, noh, see kaart ütleb, et kui te näete vaeva selle nimel, siis see areneb. Ma ei tea, mis see kellegi jaoks on, iga ühe jaoks võib olla see midagi erinevat. Nüüd aga on huvitav, et tuli siia välja, tuli siia kuradikaart ja tuli siia sauade 4. Ja see on huvitav sellepärast, et sauade 4 on liitude nagu tähistamise kaart. See on kõige rohkem siuke nagu abieluliidu kaart, aga võib ka ikkagi öelda, et see on sõprussidemed ja töösidemed. Et keegi saab siin mingit liitu justkui tähistada. Samas see kuradikaart nüüd. Kuradikaart võib tähendada toksilisi sidemeid, halbu harjumusi, sõltuvusi, mingid negatiivset mõtteviisi ja illusioonide loomist. Et te peate siin ettevaatlik olema, kellega te mingeid tugevaid sidemeid või suhteid loote, sest keegi võib üritada siin nagu justkui teid petta või valetada või noh, mingit illusiooni luua, et see suhe on nagu ühesugune, aga tegelikult see on teistsugune, et inimene võib üritada teid kuidagi ära kasutada, mul on siuke tunne. Väga-väga huvitav energia siin kaksikute lugemises. Esimesed 2 olid nagu siuksed päris mõnusad. Proovin siin täna natukene teistmoodi, et võtan selle mingi üldenergia ja küsin siin küsimusi vahele. Aga nüüd see sauade 4 ja kurat viskas natukene nagu mõtlema kaksikute jaoks. Noh, muidugi see kuradikaart võib kaksikutele tähendada kaljukitse tähtkujuga mingit kokkupuudet. Noh, ei pruugi, nendesse tähtkujudesse ei tasu nagunii kunagi kinni ka jääda, et teil kaksikut, teil võib endal olla seal kuumärk või tõusumärk üldsegi kaljukits ja noh, sellisel juhul on see väga hea kaart teile tegelikult siis, kui teil on enda selles nii-öelda sünnikaardis on kuskil kaljukitse sees 1 või 2 või isegi 3 korda, siis väga võimalik, et sellel kaardil on teil endale mingi tugev mõjutus. See muidugi võib ka öelda nagu seda, et ärge laske mingil uuel suhtel mingitel vanadel mõtetel uut suhet ära rikkuda, mulle tundub. Väga huvitav nagu, et mul tuli see mõte nagu niimoodi nagu öelda, miski nagu soovitas seda nii öelda. Mitte, et ma nagu kuuleks hääli, aga mul on siis siuke tunne nagu, et kellelgi võivad minevikus olla mingid halvad asjad ja võib tulla mingi uus sidesuhe või mis iganes tööalane võimalus, kus on võimalik midagi nagu üles ehitada, aga kui keegi hakkab midagi siin nagu üle mõtlema, siis see võib rikkuda ära mingid suhted, mida tegelikult on võimalik tähistada. Väga huvitav. Mis siin on veel kaksikutele tulemas? Mis see kuradikaart on? Mis on kuradikaart? Okei, kuradikaart on rippuv mees või poodu. Ehk siis mingid segased olukorrad, segased situatsioonid, palju kära, palju müra. Kindlasti selle kaardiga soovitaks mitte liigselt kiirustada ja mitte teha olulisi või tähtsaid otsuseid sellel hetkel, kui te olete närvis või vihane või kuri või kurb või mis iganes, eks ju, emotsionaalne. Et see on siuke rahuned maha, siis mõtlen järgi kaart. Liigselt mitte kiirustamine oluliste otsuste tegemisel. Et siin võibki olla, et mingid halvad, ma ei tea, kas mingid halvad harjumused, sõltuvused, mingid asjad võivad ka siin teid meelitada natuke mingile valele teele. Aga keegi peab siis justkui nendest halbadest energiatest eemale hoidma. Vaatame, mis see sauade 4 on. Mis on sauade 4? Mis on sauade 4 kaksikule? Kaardid on nii libedad ja sauade 4 on müntide äss. Ehk siis tegelikult on siin kaksikutel ilmselt niimoodi, et siin ei pruugi olla mingit romantilist sideme suhte energiat, et siin võib olla mingi töö ja raha energia. Ja kellegil on siin võimalus müntide 8-ga midagi üles ehitada, kui ta ei lase mingitel pettustel või illusioonidel mingit head sidet või suhet ära rikkuda. See võib ka tähendada seda, et keegi võib meelega üritada mingit draamat tekitada.
et mingid sidemed või suhted nagu katki läheks. Aga nagu ma ütlesin, siis selle rippuva mehe või pooduga peab siis justkui nagu vältima seda ümbritsevat kära, et mitte laskma sellest ennast liigselt häirida. Ja sauade baas siin ikkagi üldenergiana ütles, et tuleb nagu tegutseda. Et see müntide äss, see on väga hea siuke külluse, viljakuse energia, mündid tähendavad head õnne, selles mõttes materiaalselt nagu küllust, eks ju, aga samas külluse energia on ka armastuse energia ja viljakus võib tähendada ka rasedust. Et see võimalus siin ka kuskil kellegi jaoks on peidus olemas, aga tihti müntide 8 pluss müntide äss on mingi väga hea tööalane nagu võimalus, et kellelgi võib siin olla mingi hea võimalus, aga peab olema ettevaatlik, sest keegi võib siin üritada midagi sussa-pussatada või midagi üritada ära rikkuda kellegi jaoks. Et olge ettevaatlikud, usaldage enda intuitsiooni, aga nagu sauade baas ikkagi ütles, olge julge, entusiastlik, aktiivne, tegutsege enda olukordade nimel ja sauade 4-ga peaks olema võimalik väga hea nagu suhe või side luua, mida on võimalik hiljem ka tähistada. Kaksikud, kindlasti aitäh siis peregrupi liikmetele, kes toetavad kanalit, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mis on tulemas teile suhetes ja armastuses. Ja kõigepealt siis üldenergia vähile suhetes ja armastuses. Mis on üldenergia vähile? Ja üldenergia vähile on sauade emand. Mina ütlen alati siis, et sauade emand on kõige võimekam emanda kaart taro pakis. Ta on hästi enesekindel, ta on siuke tegutseja, sauadega see aktiivsus, loovus, kirlikkus. Sauad võivad tähendada ka siin sportlikkust või head välimust, võivad tähendada tugevat seksuaalenergiat. See on naisenergia nagu kaart, aga need on alati siuksed 50-50, eks ju, 50-50 võimalused. Samas, kuna ta on üldenergia kaart, siis ma arvan, et see ikkagi räägib siin vähkide enda mingist siuksest põlevast nagu energiast, et keegi on valmis siin tegutsema, mulle tundub. Ja ilmselt siin peabki nagu tegutsema, et siin peab olema julge, siin peab võib-olla võtma mingeid väikseid riske, mitte liigseid riske, eks ju, aga tegutsemine ja midagi on võimalik siin saavutada, sest sauade emandad ja kuningad on hästi siuksed edukad inimesed, kes saavutavad asju, sest nad võtavad palju ette. Vaatame, mis on siit toomas tulevik vähkidele. Mis on toomas tulevik vähkidele suhetes ja armastuses? Muidugi, kuna meil ikkagi on siin see suhted armastus, siis muidugi kellegi jaoks võib see sauade emand olla ikkagi ka siuke austaja partneri lähedase isiku energia nagu kaart. Et kütkestav kirglik austaja, siis natukene sellisel juhul peab selle seksuaalenergiaga ettevaatlik olema, et inimene ei tuleks ainult nende eesmärkidega teie poole. Aga siin läheb nagu huvitavaks, sest küsisime, et mis on siin ees. Ja esimese kaardina siin peal, kui ma selle ümber pööran, oli karikate 6. Ja karikate 6 on nagu justkui siuke minevikude mälestuse kaart või mineviku peegelduse kaart mingis mõttes. Ja ta võib rääkida kas siis suuremast vanusevahest sidemes või suhtes või siis justkui seda, et peaks tulema minevikust tagasi teie ellu keegi inimene, kes pakkus teile hästi palju positiivseid emotsioone ja energiat. Et see on siuke hea nagu lapsepõlve sõbrakaart, ta võib tähendada lapsepõlve armastust, karikad on ka romantilised kaardid, eks ju, et siin nagu on võimalik siis uuesti midagi nagu ellu äratada, mingi hästi positiivne side või suhe minevikust. Aga see on siuke side, mis toob nagu positiivseid emotsioone, et kindlasti see ei ole mingi siuke nõme eks või midagi. Nüüd muidugi järgmise kaardina siia kõrvale tuli välja ka õnneratas. Õnneratas peaks siis teile tegelikult ütlema seda, et te peate ise nagu tegutsema ja siis ka universum soosib teid või saadab teid hea õnnega, mingite uute võimaluste, uute valikutega võib-olla. Aga õnneratas ütleb, et kui te jääte koha peale seisma ja ootama, et midagi iseenesest juhtuks, siis võib tabada teid nagu ebaõnn ja võivad hoopis mingid teised olukorrad ka hakata ära lõppema millegi pärast. Ma ei tea, miks, aga see kaart justkui ütleb ikkagi, et teil tuleb nagu tegutseda mingite suhete või sidemete loomise nimel, kui te soovite neid sidemeid või suhteid luua või hoida või mis iganes. Samas nüüd kolmanda kaardina siin oli väljas mõõkade 7.
ja mõõkade 7 selles mõttes on huvitav, et mõõkade 7 võib olla sihuke pettuste, varguste, saladuste kaart, eks ju. Aga mõõkade 7, noh, ta siin pilt ei näe välja ka nagu kuri, et ta hiilib mingite huntide eest ära enda mõõkadega. Ja see võib olla sihuke nagu taktikakaart, eks ju, et see tähendab mingit taktikalist käitumist. See kaart võib nagu öelda seda, et kui te siiamaani enda suhetes või sidemetes ei ole olnud nagu edukas, siis tasubki muuta mingit taktikat või mingit lähenemist sellele suhtele või selle suhtes. Ja see võib kaasa tuua siis palju kiirema arengu teie jaoks või palju positiivsema tulemuse. Ja noh, mõõgad, eks ju, see on sihuke nagu suhtluskaart ka, et mõõkadel on mentaalne energia ja suhtluse energia. Et väga võimalik, et te peate siin ise mingit suhtlust nagu alustama ja see võib nagu viia siis mingite positiivsete tulemusteni. Ma ei tea, mis suhtlused siis need täpselt on. Vaatame, kas tegemist on romantiliste, sõprusalaste või tööalaste suhetega. Mis suhted siin vähil on? Tööalased, romantilised või siis sõprussidemed, suhted. Mis siin on? Hopsti, jätame need kaardid võtmata. Need kaardid teised on siin üleval pool. Ja võtame selle esimesena, see oli nagu allpool. Väga huvitav, oleks võib-olla pidanud ikka jätma viimaseks ja tuleb siit vähkidele välja sauade äss. Ja teise kaardina on siit välja tulemas ka sauade 3, et väga huvitavaks koosnes see alumine rida tegelikult, sest see on sauade rida täielikult. Nüüd see sauade äss, ta võib ikkagi rääkida mingitest kütkestavatest, ma ei teagi, kuidas seda sõna nüüd öelda, kütkestavatest olukordadest, ühesõnaga. Kirglikud olukorrad, tugev seksuaalenergia, eks ju. Muidugi väga tugev edukuse energia saavutamine, eks ju. Jälle see aktiivsus, loovus, kirglikkus, et kui ise tegutsete, siis on siin justkui teie jaoks kõik võimalik. Ja see on suur saavutuste kaart, just see sauade äss, eks ju. Samas on kohe siin kõrval see sauade 3 ka, mis räägib tegelikult mingist nagu uuest teekonnast ja erinevatest valikutest, aga ta on siin haaranud ühest sauast ja 12 on jätnud nagu sinna selja taha. Ja saadab enda lindu siis mingit teed radama, on ju. Et sihuke nagu põnev kaart, mis justkui ütleb, et teil on võimalus siin endale valida sobilik teekond. Ja see kaart just räägib nagu intuitsioonist või sisetunde usaldamisest ja ettenägelikkusest. Et see kaart justkui ütleb, et te peaksite tunnetama nagu ära, kuhu suunas te peate nagu liikuma. Et mingi sisetunne ütleb teile, et ma pean nüüd sinna suunas liikuma ja siis nii ilmselt tehkegi. Sest siin näitab nagu seda, et kui te tegutsete mingi enda sisetunde järgi ja olete aktiivne, loov ja kirglik seda tehes, nagu te peate tegema midagi, mida te teete nagu kirega või mida te armastate nii-öelda. See võib olla side või suhe ka, eks ju, et te peate sinna aega ja energiat pühendama. Aga väga-väga huvitav just see sauade tugev energia ja võib-olla te olete siiamaani nagu oodanud, et midagi nagu juhtub või et keegi võtab ise midagi ühendust, aga just see mõõkade 7 siin ütleb, et muutke seda taktikat või lähenemist sellele olukorrale ja see võib kaasa tuua selle palju kiirema arengu, ükskõik mis sidemed või suhted või mis asjad siin täpselt toimuvad. Vähid, see oli siis selleks korraks teie video, aitäh peregrupi liikmetele kanali toetuse eest, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile suhetes ja armastuses ja kõigepealt võtame siis lõvidele üldenergia kaardi. Üldenergia, suhted, armastus lõvide jaoks. Üldenergia, suhted, armastus lõvidele, vau. Ja üldenergiasse tuleb lõvidele välja müntide äss. See on nüüd siukse ülima külluse kaart. See võib tähendada head tööenergiat, head rahaenergiat, samas küllus on ka armastuse energia, viljakus. Viljakus võib tähendada ka rasedust. Müntide äss on hästi suur siuke soovide või unistuste täitumise kaart. Ehk siis lähitulevikus siin lõvidel võivad suhetes mingid eesmärgid siis täituda. Ma ei tea, mis eesmärgid need täpselt on, võib väga tugevalt olla seoses siis rahaga. Aga ülimalt hea ässaga alustada üldenergias lõvid. Vaatame, mis ootab lõvisid ees. Mis ootab lõvisid ees? Mis ootab lõvisid ees? Ja hüppas siit välja 2 kaarti. Võtsin pealmise ja jäi kohe sõrme alla kinni ja tuleb siia välja sauade 4.
Sauade 4 on suhete sidemete tähistamise kaart. Ta on kõige rohkem abielusideme kaart, aga ta võib ka tähendada töö- ja sõprussidemeid. Ja see kaart justkui nagu ütleb, et on võimalik luua siis hästi positiivseid uusi sõprussidemeid, mida on võimalik nagu tulevikus siis tähistada, või siis on siin võimalik tähistada justkui mingit justkui olemasolevat tugevat sõprussidet või suhet. Hästi positiivne energia. Ja vau, see on nüüd huvitav. Lõvid, teise kaardina, mis siin all oli, on siin väljas sauade emand. Ja ma tegin just vähile lugemist ja vähil oli terve teine rida, oli sauade rida. Ja esimene kaart seal üldenergias oli siis vähkidel just see sauade emand. Ehk siis lõvidel võib siin midagi vähkidega mingi seos olla. Samas muidugi on see, eks ju, et lõvid on ju täpselt peale vähki sündinud ja kui me vaataksime siis nüüd astroloogilist siis seda nagu horoskoopi algusest peale õige aja järgi, siis tegelikult vähid on praegu üldsegi või tähendab lõvid ongi üldsegi praegu juba vähis, et see liigub nagu tagurpidi. Ja väga huvitav. Muidugi lõvid, eks ju, see sauade emand võib siin tähendada teie jaoks mingit kütkestavat, kirglikut, austajat, partnerit, lähedast isikut. See võib olla teie enda energia, pigem ma arvan, et see on kellegi teise energia. Samas muidugi lõvi on tulemärk, eks ju, sauade emand sobib väga hästi, kuigi sauade emand on tegelikult nagu hamburi kaart, aga isegi mitte... ikka hamburi vist jah, mitte jäära. Nüüd muidugi sauad võivad tähendada siin mingit sportlikkust, mingit head välimust, eks ju, aktiivsust, loovust, kirglikkust. Väga võimalik, et siin sauade 4-ga ka, et läbi mingite aktiivsete tegevuste on võimalik siis luua mingeid positiivseid sidemeid, suhteid, ma ei tea, kütkestavaid, kirglikuid, romantilisi sidemeid, suhteid. Väga huvitav energia. Vaatame, kelle energia on sauade emand, kas lõvide või kellegi teise. Kelle energia on sauade emand, kas lõvide või kellegi teise. Kelle energia on sauade emand. Okei, selle peale tuleb välja sauade 7 ja sauade 7 räägib endale kindlaks jäämisest, enda põhimõtetest ja nende eest seismise eest. See kaart võib tähendada seda, et siin võib olla nagu mingid inimesed võivad üritada teie mingit tasakaalu häirida. Samas nüüd see ütleb aga ära seda, et see sauade emand on siin lõvide enda mingi võimekuse kaart, mis siis räägibki seda, et tuleb olla enesekindel, tegutseda edasi enda eesmärkide nimel ja jääda endale nagu kindlaks, et isegi kui keegi üritab teid siin nagu tulla veenma, et siin võib siuke olukord ka olla, et te peate ettevaatlikud olema, keda te enda ka läheduses usaldate, et keegi võib meelega üritada teile natukene nagu mingit halba nõu anda, et teie hoogu nagu peatada või pidurdada või midagi siukest. Aga te peate usaldama enda sisetunnet siin selle sauade 7-ga, sest sauade 7 on suhteliselt spirituaalne nagu kaart. Ja ilmselt sisetunne siin ütleb ära, et kui keegi natukene midagi üritab veits negatiivselt mõjutada teie jaoks. Vaatame, mis me vaatame. Kuidas on siis suhted armastusega? Armastussuhted lõvile, armastussuhted, ainult armastussuhte kaardid lõvile. Armastussuhted lõvile. Ai, ja tuleb siit välja armastussuhetesse müntide 5. See on natukene nagu ohtlik. Müntide 5 on siuke saladuste, pettuste, varguste kaart. Hüljatustunne, puudustunne. Enamasti räägib ta nagu materiaalsetest probleemidest, aga kuna me küsisime nagu romantilisi energiaid. Samas muidugi see võib tähendada siin nüüd seda lõvid, et siin võib olla minevikus mingi halb side või suhe. Ja nagu ma ütlesin, siin sauade 7-ga võib tähendada, et keegi tuleb teie energiat nagu häirima. Et siin võib olla nagu see, et mingi minevikus olev negatiivne side või suhe või partner võib üritada nagu teie ellu kuidagi tagasi tulla või üritada teie ellu mingit draamat nagu tekitada. Aga te peate jääma ise nagu rahulikuks või te peate sellest ise nagu eemale hoidma. Sest samas jällegi sauade või müntide 5 võib siin rääkida ka nagu sellest, et kellelgi oli siin mingi väga keeruline või raske nagu minevik. Aga nüüd selle müntide ässaga keegi nagu on ennast uuesti üles ehitanud ja loob mingeid uusi sidemeid või suhteid, sest esimene rida on hästi nagu võimas.
väga huvitav, ma mõtlen, mida selleks viimaseks küsimuseks nagu küsida, et kas siin küsida selle viite põhjalt, selle nagu negatiivse energia pealt või küsida ülemise tugeva siukse. Küsime siis niimoodi, et kas küsime nii, et kas lõvid peavad kartma siis kas see pettuste ja valede energia on minevikus või tulevikus? Küsime niimoodi. Kas pettuste, varguste, valede energia on minevikus või tulevikus? Millega nad peavad ettevaatlikud olema? Millega peab lõvi ettevaatlik olema? Kas mineviku tagasituleku või tuleviku osas? Millega peab lõvi ettevaatlik olema? Minevik, tulevik. Okei, tundub, et siin on seotud asi ikkagi minevikuga, lõvid, sest viimane kaart on maailm ja viimane kaart väga huvitav, sest see on ka suure arkaani kõige viimane kaart ja maailmakaart räägib tihti siis just minevikutsüklite nagu lõpetamisest, uute tsüklite algusest ja ta räägib enamasti väga edukatest ja võidukatest uutest tsüklitest, uued võimalused, uued valikud, uued inimesed, nii edasi. Ja just see nagu edukuse energia, aga tundub, et siin on midagi, ma ei tea, kas minevikus mingi toksiline sidesuhe, mingi inimene, keegi, kes varastas teie tagant või kes valetas teile hästi palju või midagi siin nagu võib olla. Ta võis nagu rahaliselt teid ära kasutada, mulle tundub. Ja see võib kellegi viia mingisse suhteliselt siuksesse keerulisse olukorda, just siis minevikus, aga tundub, et nüüd ma arvan, et lõvid, te olete ise ennast uuesti nagu üles ehitanud. Ma nagu ise saan hästi nagu sarnastuda selle nagu energiaga, et väga imelik on, natukene tundub nagu endale teeks mingit lugemist nagu ja samamoodi tean, et see inimene seal ikkagi kuskil kummitab ja mingeid omi mõtteid mõtleb ja mingeid rituaale võib-olla teeb, aga las ta olla. Väga huvitav, et mulle siin küll tundub, et lõvid, te peate endale lihtsalt kindlaks jääma, peate vanad asjad selja taha jätma ja liikuma täiel suunal enesekindlalt edasi selle sauade 7-ga, sest üldenergia oli teil müntide äss ja müntide äss on sihuke nagu unistuste täitumise kaart ja maailm lõpetab ära suure arkaaniga, ütleb, et mingi tsükkel on läbi ja algab mingi edukas tsükkel teie jaoks. Nii et lõvid, peregrupi liikmed, aitäh teile, et seda video ikkagi toetate, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mis energiat on tulemas teile suhetes ja armastuses. Ja võtame kõigepealt üldenergia neitsidele, suhted, armastus, üldenergia neitsidele. Ja üldenergia on neitside jaoks sauade 4. Nüüd see on jällegi põnev sellepärast, et just oli lõvi lugemine, kus oli palju seda nagu vähienergiat sees ja ka siin neitsidel on seda vähienergiat ja samas ka seda lõvienergiat siis sees. Muidugi need on järjestikused märgid, eks ju, aga sauade 4 on tegelikult sidemete või suhete tähistamise kaart. Ta on võib-olla kõige rohkem nagu abielu sideme tähistamise kaart, aga kindlasti võib olla ka sõprussideme ja töösideme tähistamine. Et igal juhul selle kaardiga on võimalik luua mingeid uusi häid sidemeid, suhteid. Kui te ise nagu tegutsete, siis selle nimel nii-öelda sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud, see tähendab, et peab olema aktiivne ja tegutsema, eks ju. Samas olemasolevatesse sidemetesse või suhetesse siis tõesti on ka võimalik, et kellelgi saab siin, ma ei tea, 10, 15, 20 aastat mingit sidet, suhet, sõprust ja tundub, et siin saate midagi tähistada neitsid hea energia alustuseks üldenergiana. Vaatame, mis on siin veel neitsile tulekul. Kas on romantilisi sidemeid ka tulekul neitsile? Ja selle peale hüppab kohe siit pakist kaart välja ja neitsile praegu millegipärast ei taha väga lubada, sellepärast et romantiliste suhete küsimuse peale hüppas pakist välja hermiti või eraku kaart. See räägib rohkem aja omaette veetmisest, endale aja pühendamisest. See on nagu justkui sihuke spirituaalse ärkamise energia või enda varjupoolega nagu tegelemine, eks ju, aga see ongi selle jaoks, et te saaksite mingid asjad selgeks. See võib tähendada ka mingis mõttes uusi maailmavaateid, te võite midagi nagu tajuma hakata väga hästi, siis see on hästi tugev nagu spirituaalmees energiakaart. Midagi võib siin olla seotud numbriga 9, võib-olla kellegi elutee number on 9 siin.
või olete 90. aastal või 99. aastal sündinud või midagi on seotud number 9-ga kellegi jaoks. Aga see kaart ütleb jah, et te olete võib-olla liiga palju võib-olla siis valedele inimestele enda energiat liigselt välja andnud. Ma ei tea, mul tulevad siin kohe nagu siuksed mingid negatiivsed mõtted, aga jah, võib-olla üritage piirata nagu seda enda energiat, mida te välja annate teistele inimestele. Vaatame, mis siin on veel tulekul. Okei, tuleb siit kolmanda kaardina neitsidele välja müntide 4 ja paneme ta siia alla ritta, sest siin on meil üldenergiana väljas sauade 4. Ehk siis number 4 või 44 võib ka kellegi jaoks midagi siin tähendada. Müntide 4 on muidugi siuke stabiilsuse ja tasakaalu hoidmise kaart võib-olla, et see kaart soovitab mitte liigselt palju nagu laristada, et pigem hoida nagu silma peal rahaasjadel, aga kui te seda teete, siis peaks teil tulevik olema stabiilne ja nagu turvaline. Samas nüüd negatiivse poole peal see võib olla siuke kaart, mis natukene nagu hoiatab mingite pettuste, valede või varguste eest. Ja siin ees on see üldenergia, see sauade 4, mis rääkis siis mingitest sidemete ja suhete tähistamisest. Et te peate natukene olema ka ettevaatlik, et mõnikord ka meie enda nii-öelda lähedased või sõbrad või mis iganes nagu ka pereliikmed võivad üritada mingit kahtlast mängu mängida, eks ju. Et sellega natukene peate siin ettevaatlik olema, aga justkui müntide 4 ütleb, et kui te olete nagu ettevaatlik ja ei usalda liigselt kõrvaliste isikutele enda, ma ei tea siis, väärtuslikke asju, siis peaks teil nagu kõik okei olema. Suhetes Hermit oli. Vaatame veel, mis armastuses näitab. Kas ikkagi midagi siin neitsid armastuse kohta tahaks ka, mis Hermit ei sobi meile. Hermit on üksik kaart, me ei taha üksikud olla. Küsime nüüd pakilt niimoodi, et need neitsid, kes ei taha üksikud olla või kes on suhtes, mis on nende neitside energia siin. Ja põnev, need, kes ei taha olla suhtes või kellel ei ole suhet, need alustavad uut suhet siin tundub. Sellepärast, et narri kaart on taropaki kõige esimene kaart. Räägib uutest algustest, uutest võimalustest, uutest valikutest, hästi siuke kerge energia, tähendab vooluga kaasa minekut. Samas on ta siin astumas kaljupirvalt alla ja see kaart juhib ka tähelepanu siis just sellele samale tähelepanule teie ümber, et te paneksite piisavalt tähele, mis teie ümber nagu toimub, et see on justkui kaart, mis hoiatab, et ei teeks ise mingit rumalat lolli viga, mis hiljem võib nagu kätte maksta. Või koheselt siis kätte maksta, eks ju, kui kaljuserva pealt alla astute. Aga tegelikult on jah number 0 kaart ja 0 tähendab alati uusi algusi ja uusi võimalusi ja uusi valikuid ja uusi inimesi. Et potentsiaali siin siis on. Vaatame, mis siit veel tuleb, mis veel tuleb neitsidele, lähitulevik neitsidele, suhted, armastus. Ja tuleb siit välja sauade paas. Noh, sauade paas nüüd tegelikult on siis, sauade paas oli minu arust, ma ei tea, kas kaksikul või sõnnil või kellelgi oli seal üldenergia see sauade paas. Võib selle tähtkujuga nagu sidemed suhted olla siin, sest sauade 4 on siin teie üldenergias. Muidugi kellegi jaoks võib see tähendada kütkestavat kirglikut nooremapoolset austajat selle uue suhte või sideme näol siis. Muidugi seksuaalenergia on siin hästi tugev ja sellega natukene peab ettevaatlik olema, et inimene ei tuleks teie suunas ainult selle füüsilise kontakti nagu eesmärgiga. Samas see kaart räägib entusiasmist ja julgusest. Et see kaart ütleb seda, et kui te tahate uusi sidemeid või suhteid luua, siis te peate ka ise nagu olema aktiivne, loov ja kirglik ja nii-öelda tegutsema selle nimel. Aga see kaart ütleb nagu ka seda, et kui võib-olla minevikus ei tulnud midagi nii hästi välja, siis võib-olla nüüd just on aeg võtta julgus kokku ja proovida nagu uuesti, võib-olla võtta mingeid väikseid riske. Et selline see kaart on, et kui tahate sidemeid, suhteid luua, hoida, säilitada, mis iganes, mingi seksuaalenergia on sellega seotud. Aga vaatame, mis on siin lõpukaart. Aga lõpukaart tuli siin kiiresti ja jällegi sauad ja ütleb see neitsile seda, et te peate jääma endale ja enda põhimõtetele kindlaks. Ehk siis tõesti võib-olla siin see füüsilise kontakti teema, et siin see tänapäeva maailm on natukene siuke imelik, eks ju. Et olen ise ka pigem siuke nagu vanamoodne inimene selles mõttes nagu, et
mingid moraalid inimestel võiks nagu olla, ma tunnen, ja samas see sauade 7 nagu ongi siuke enda põhimõtetele nagu kindlaks jäämise kaart. Et kui on ei, siis on ei ja kui on jaa, siis on jaa, on ju. Ja sauade 7 ütlebki seda, et jääge pigem endale kindlaks, minge kindlalt seda teed, mis te näete endale parimaks nii-öelda tulevikuks. Ja ta võib natukene tähendada ka seda, et siin võivad mingid inimesed nagu meelega üritada teid natukene mingis muus suunas nagu meelitada või valele teele meelitada või suunata või keegi võib meelega üritada nagu halba nõu teile anda. Et te peate väga hoolikas olema siin, kelle nagu energiat te usaldate, sest see hermiti või eraku kaart siin ka kohe alguses nagu ütles, et te olete nagu valedel inimestel enda nagu või te olete valelisi inimesi võib-olla usaldanud või midagi peaks teie jaoks siin selgeks ka saama selle hermiti või eraku nagu kaardiga. Et see kaart ütleb, et kui te võtate selle aja, et endaga mõelda läbi need olukorrad, mis siin on nagu toimunud, siis saab teie jaoks kõik selgeks. Siin on võimalik mingi uus teekond, uued võimalused, stabiilsus ja kindlasti üldenergiaga siis on võimalik siin luua mingeid uusi sidemeid, suhteid, mida saab ka tulevikus tähistada. Neitsid, aitäh peregrupi liikmetele, et toetate jätkuvalt kanalit, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile soetes ja armastuses. Ja kõigepealt võtame siis üldenergia kaaludele, suhted, armastus. Ja hüppas siit meil välja 3 kaarti, aga nägu näitab meile kõigepealt siis müntide 10. Ehk siis kaalude jaoks peaks see tähendama nüüd mingi uue väga küllusliku tsükli algust. See võib olla kindlasti seotud töö või rahaga, sest see on mündid, eks ju. Aga kindlasti väga hea on müntide 10 ka see pere ja nagu külluse energia. Küllus on armastuse energia, viljakus võib tähendada ka rasedust. Et kaaludel on siin tõesti midagi väga positiivset algamas, võib-olla peale mingit rasket lõppu, sest 10 ikkagi lõpetavad nagu vanema võib-olla mitte nii eduka tsükli ära ja alustavad siis uut paremat. Samas sellega kaasas oli siin kohe ka jõukaart. Ja jõukaart on selles mõttes nagu hästi huvitav, et jõukaart räägib nii füüsilisest kui mentaalsest tugevusest ja see kaart ütleb, et te saate nagu kõigega hakkama. Ta võib muidugi tähendada pisikesi tagasilööke ja võib-olla natukene mingeid siukseid nagu kaikaid kodaratesse, aga see kaart ütleb, et kui neid ise alla ei anna, ei ole võimalust teil isegi mitte kaotada. Et seni, kui neid ise edasi tegutsete, seni te olete ka nagu ikkagi lõppkokkuvõttes võidukas. Ja väga siuke tugev energia, mis siis ütleb, et te kindla peale peate siin edasi tegutsema enda mingi eesmärgi nimel, et kindlasti ärge andke alla. Ja see võib olla tõesti seotud mingi töökarjääri või mingi edukusega, sellepärast et 3. kaart, mis siin väljas oli, on siis kaariku kaart ja kaarik on siuke väga kiire või siuke just kiire kaart nagu, aga hästi edukas, hästi võidukas. Muidugi kaarik võib nüüd natukene tähendada seda, et keegi siin negatiivse poole pealt nii-öelda võib meelega üritada teile mingit halba nõu anda või teid nagu natukene vales suunas juhatada, et teid nagu teie hoogu peatada või midagi siukest võib siin natukene ka olla, et need võivad olla need kaikad kodarates. Samas nüüd muidugi kaarik ja jõukaart on siis kõrvuti olevad suure arkaani kaardid ja kui meil tuleb nagu samast mastist välja 2 kõrvuti kaarti, siis see peaks selle masti aspektis tähendama siis justkui suurt arengut. Aga kuna need on suure arkaani kaardid, siis need juba on suurte muutuste kaardid. Ehk siis justkui mingi väga suur, mingi väga positiivne, mingi väga külluslik, mingi ülimalt edukas mingi muutus peaks siin nagu kaaluda ellu siis tulema. Ma ei tea, millega see seotud on. Igal juhul üldenergia müntide 10, mis on nii hea rahas kui ka pereasjades, eks ju. Vaatame, kuidas on siin romantilised energiat kaaludele, kuidas on seisud romantikaga. Ja hüppab siit välja väga huvitav, väga huvitav. Hüppab välja siit hierofant ja hüppab siit välja torn. Ja see ei ole kõige parem siin on 3. kaart veel peidus. Ja 3. kaardina on siin veel olemas kohtukaart. Ja mida see nüüd kõik võib siis tähendada?
esiteks, Hierophant on sihuke traditsioonide kaart, spirituaalse sideme või abielu kaart. See kaart võib rääkida nii-öelda abielust, kuna sellega kaasas oli tornikaart, mis tähendab järske lõppe või maailma kokkuvarisemist. Siis see võib tähendada seda, et väga järsku võib kellelgi abielu lõppeda või ütleb see kaart siin räägib midagi minevikus. Et kaaludel siin minevikus võis lõppeda mingi väga tugev side või suhe ja see võis juhtuda väga järsult. Nüüd muidugi on võimalus, et see võib tähendada hoopis vastupidist, et väga järsult võib tulla kaalud ellu mingi ülimalt tugev side või suhe. Võib ka olla nagu seotud siis spirituaalse sideme või suhte või spirituaalse nagu abieluga. See võib ka tähendada mingit tööd või mingit sihukest asja, sellepärast et mina alati ütlen, et Hierophant on natukene nagu lepinguliste liitude kaart. Et meil on tööleping, aga meil on ka abieluleping, eks ju. Et väga huvitav, midagi siin väga järsku siis võib muutuda, et te peate olema valmis tegutsema, samas kuna üldenergia oli teile müntide 10, siis tähendab, et teie jaoks on see muutus hea. Ja kolmanda kaardina, mis siis võtame nagu lõpukaardiks, on siin see kohtukaart. Ja kohtukaart räägib tegelikest tõdedest, mingite avastuste tegemisest, selgusele jõudmisest, see on hästi tugev spirituaalne nagu ärkamine. Et te võite midagi väga hästi hakata nagu tajuma. Ma ei tea, mis see on. Võib-olla te hakkate väga hästi tajuma, kui inimesed teile nagu valetavad või kui nad ei ole siirad. Et siin võis minevikus olla mingi abielu, mis purunes tänu sellele mingi truudusele. Aga väga huvitav ja muidugi see kaarik, eks ju, et see kaarik võib ka mõnikord tähendada seda, et see inimene, kes üritab teid halvale teele suunata, see inimene võib olla mingi vana side või suhe minevikust. Et sellega te peate nüüd nagu ettevaatlikud olema kaalud, et kui tuleb mingi halb side suhe minevikust teie ellu tagasi, siis võib-olla selle inimesega ei ole mõistlik siin mingeid suuri tugevaid sidemeid nagu luua, sest need võivad väga järsku puruneda selle tornikaardiga. Aga samas mulle tundub, et selle kohtukaardiga peaks teie jaoks kõik tegelikult nagu selgeks saama ja te peaksite hakkama aru saama asjadest, kuidas asjad nagu toimivad ja käivad. Ja kohtukaart on tegelikult ka nagu sihuke kaart, mis ütleb, et peale mingit selgust või tõde või peale mingit avastust on võimalik siis siin kaaludel lahti lasta mingist negatiivsest mineviku energiast. Et see võibki täpselt olla see, et kellegi jaoks algab uus tsükkel ja see aitab nagu siis vabaneda täielikust mingist vanast negatiivsest mineviku energiast. Kaalud, aitäh peregrupi liikmetele kindlasti, et nad toetavad kanalit, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele ja vaatame siis üle, mis on tulemas teile suhetes ja armastuses ja kõigepealt võtame siis üldenergia kaardi, mis on siin üldenergia skorpionitele. Üldenergia skorpionitele, suhted, armastus. Ja hüppas siit välja üksik kaart, milleks on siis müntide baas. See on nüüd huvitav, sest müntide baas võib alati tähendada mingit väga head võimalust või mingist heast võimalusest kinni haaramist. Võimalus, mille te saate nagu enda kasuks pöörata, enda jaoks ära kasutada. See võib tähendada ka nooremapoolset heal järjel olevat austajat või siis viljakat austajat. Aga tõesti siin tundub, et on skorpionite poole tulemas suhetes siis mingi hea võimalus, aga võib ka olla tööalane võimalus. Vaatame, mis siit tuleb veel, mida siit näitab veel skorpionile tulevat. Ja hüppas välja 2 kaarti. Väga huvitav. Esimese kaardina on siin väljas karikate 2. Karikate 2 on spirituaalse sideme või suhte kaart. See räägib kas siis, ta võib olla kõige rohkem nagu romantilise sideme kaart, aga ta ei pea olema, ta võib ka olla sõprussidemete kaart, sest siin kaardi peal on 2 meesterahvast, et nad tähistavad justkui. Ja see kaart ütleb, et kas, vabandust skorpionid, et kas kokku on saanud või kokku võivad saada siis 2 mingis mõttes hästi erinevat inimest, samas hästi nagu sarnast inimest ja ühe plussid on nagu teise miinused ja nad kuidagi nagu täiustavad üksteist ja loovad siukse hästi harmoonilise nagu sideme või suhte. Ma ei tea, mis täpselt side või suhe see siis on, aga see kaart ütleb, et see uus side või suhe aitab siis unustada mingid vanad halvad mälestused. Ja kui me räägime nüüd vanadest halbadest mälestustest, siis kohe siin selle kaardi all
oli müntide 5. See võib ka tähendada seda, et siin minevikus siis skorpionitel on justkui mingid omad inimesed noa selga löönud. Veits siuke tunne on, sest mõõkade 5 või müntide 5 on siuke pettuste, valede, varguste, hüljatustunde kaart, puudustunde kaart. Kindlasti võib see tähendada mingeid materiaalseid probleeme. Ehk siis mingi vana side või suhe võis valmistada teile siin ka palju materiaalseid probleeme. Aga nüüd võib tulla mingi uus võimalus, mulle tundub, sest müntide 5 tihti on siuke nagu mineviku energia. Samas olge nagu natukene ettevaatlik, et kui te satute mingisse heasse olukorda või energiasse, siis see võib ka tähendada seda, et siis mingid inimesed märkavad seda ja võivad üritada teid nagu ära kasutada selle müntide 5-ga. Et selles mõttes olge ettevaatlik. Aga vaatame romantilised suhted, tuleviku romantilised suhted, kas siin midagi on, mis on tuleviku romantilised suhted Skorpionile. Ja tuleb siit välja kuukaart, väga huvitav, jällegi peate olema siin ilmselt ettevaatlik, kellele te enda energiat välja annate, sest kuukaart on ka siuke pettuste, illusioonide, saladuste kaart. Muidugi on ta siuke kahe vahel olek. Väga võimalik, et te peate siin hoopis mingite inimeste vahel valiku tegema, aga samas siin võib ka olla see, et üks inimene nendest ei pruugi teiega olla siiras. Üks inimene võib üritada teile mingeid illusioone luua. Ma ei tea, mis see täpselt siin nagu tähendab, aga samas see kuukaart on siis hästi tugev siuke nagu intuitsioonikaart, mis ütleb teile, et usaldage enda sisetunnet, et te ise nagu sisimas teate, mis on siin see nagu õige vastus või õige tegu või õige lahendus. Ja te peate seda nagu usaldama enda nagu otsust või valikut. Vaatame, mis valikuga siin tegu on. Mis valikuga tegu on skorpionitele? Kas skorpionid peavad millegi vahel valima? Vau, väga huvitav, väga huvitav. 2 kaarti tuli siit välja. Esimene kaart on siin karikate 6 ja teine kaart on siin karikate äss. Ja selles mõttes, et karikate 6 nüüd võib siis rääkida mingist siuksest positiivsest suhtest või sidemest, kus on suurem nagu vanuse vahe. Aga hästi siuke kerge või mänguline nagu energia, hästi palju positiivseid emotsioone. Samas võib karikate 6 rääkida ka minevikust tagasi tulevatest inimestest. Aga sellisel juhul peab see inimene olema selline, kes valmistab teile tõesti hästi palju positiivseid emotsioone, mitte negatiivseid, et see ei saa olla siin mingi siuke manipuleeriv, illusioone loov eks minevikust. Et see peab olema nagu positiivne inimene, võib-olla suurema vanusevahega, see võib-olla ka ütleb midagi, ma ei tea. Samas on siin olemas karikate äss. Karikate äss on kõige parem siukse romantilise potentsiaaliga kaart üldse, sest ta tähendab nagu siukest ülimat küllust ja positiivset emotsiooni ja harmooniat, isegi turvatunnet. Ja ta võib siis vallalistele inimestele tähendada mingit uut hästi positiivset romantilist algust või siis suhtes olevatele inimestele tähendab ta järgmisi etappe. On see siis kokkukolimine, on see siis abielu või on see tõesti rasedus. Et see võimalus siin on ka nagu olemas. Mulle tundub, et see ei saa olla justkui nagu, või okei, võib-olla saab ka. Sest karikate 2 justkui ütleb, et inimene, kellega te nagu tutvusite või kellega te tutvute. Mulle millegipärast tundub, et kuidagi nagu te teate seda inimest või väga huvitav nagu energia järsku tuli. Ma ei tea, kust te seda inimest saate nagu teada. Ehk siis see võib ka olla mingi positiivne inimene teie minevikust, aga just see positiivne, mitte inimene, kes üritas teie tagant varastada. Mulle tundub, et siin võib olla nagu 2 inimest võib teie suunas tulla, aga ühel ei ole nagu ausad eesmärgid. Et võib-olla tasub siis ise nagu just enda selle sisetunde ja intuitsiooniga tunnetada ära see, et inimene ei ole teiega aus ja siis võib-olla just liikuda sinna teise suunda. Sest tegelikult müntide baas siin üldenergias ütleb, et on teie teekonnal mingi hea võimalus, mingi olukord, millest te peaksite nagu kinni haarama. Skorpionid. See oli siis teie lugemine, aitäh peregrupi liikmetele kanali toetamise eest, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele amburitele ning vaatame siis üle, mida räägivad kaardid teile suhetes ja armastuses. Ja kõigepealt võtame siis üldenergia. Üldenergia amburitele suhetes ja armastuses. Mis on tulemas üldenergiana?
ja üldenergia kaardina tuleb hamburile välja sauade 10. No põnev energia, millega alustada, sellepärast et sauad on siis aktiivsed, loovad ja kirglikud kaardid, aga 10 räägivad siis justkui vanade mitte nii edukate tsüklite lõpetamisest ja uute paremate tsüklite alustamisest. Ja see kaart justkui ütleb, et teil on siin mingid mured või mingid koormad, mida te olete pidanud nagu kandma, võib-olla on kellelgi olnud siin liigselt palju kohustusi, võib-olla olete pidanud hästi palju rabelema, et teistel oleks hästi. Samas nüüd see kaart peaks ära lõpetama teie jaoks mingi siukse halva tsükli ja te peaksite siin vabanema siis mingist murest või koormast, ehk siis võib-olla vabanete mingitest negatiivsetest sidemetest või suhetest siin. Vaatame, mis tuleb hamburile veel, mida näitab tulevik hamburile. Ja ohoo, tuleb siit hamburile välja armastajate kaart. Ja siis üks siukseid suurimaid romantikakaarte jällegi taros nüüd võib ta tähendada hingesugulussidet, võib ka tähendada kaksikleegisidet. Kaksikleegisidemed on mõnikord need, mis tulevad meie ellu, et meile midagi õpetada. Kui te ei õpi, siis see olukord tuleb uuesti. Kui te õpite, siis te saate minna edasi justkui mingi parema teekonna poole. Nüüd see hingesugulusside, see võib paljudel erinevatel viisidel tekkida, see ei pea alati olema romantiline. See võib ka olla mingi sõprusside, võib-olla ka mingi tööalane side, kui te teete enda tööd hingega, aga see võib ka olla seotud mingi lapsega. Keegi võib siin nii-öelda rasestuda ja lapsega võib tekkida siis hästi tugev spirituaalne side. Võimalusi siin on, sest armastajate kaardis on just hästi palju seda kireenergiat, et väga tugev seksuaal nagu energia on ka seal sees. Samas on ka harmoonia, eks ju, et väga-väga huvitav, mis siin on tulemas veel hamburitele. Mis on tulemas veel hamburitele, küsime niimoodi, et mille eest peaksid hamburid ettevaatlikud olema? Mille eest peaksid hamburid ettevaatlikud olema? Mille eest peaksid hamburid ettevaatlikud olema? Ja rahaasjad, hamburid, müntide 4, see on stabiilsuse ja turvatunde kaart, aga ta võib ka tähendada pettusi, vargusi, mingeid siukseid asju. Kindlasti see kaart ütleb, et olge ettevaatlik, kellele te enda rahaasju usaldate. Ei tasu liigselt palju siin mingitele võõrastele isikutele seda usaldada. Samas ei tasu liigselt kulutada. Muidugi see kaart on siuke kaart, mis ütleb, et kui te jälgite ja hoiate silma asjadel peal, siis peaks olema kõik hästi ja te peaksite kas säilitama või saavutama enda jaoks stabiilse ja turvalise keskkonna. Ehk siis ütleme, materiaalsed asjad natukene peate olema ettevaatlik, eks ju, aga kui olete, siis on see teile kasulik. Nüüd, mis suhted veel? Ja kohe selle peale kiirelt. Ja kiirelt on see võtmesõna, sest kiirelt on siin väljas mõõkade rüütel ja mõõkade rüütel on kõige kiirem rüütlikaart, mis võib siis tähendada seda, et väga järsku võib siin hamburite ellu tekkida mingi uus austaja. Tegemist võib olla väga hea suhtlejaga, selle mõõgaga, eks ju, väga targa mõtlejaga, võib-olla siuke aus õiglane inimene, samas mõõgad tähendavad alati ka ikkagi nagu mingeid katsumusi, et see võib ka tähendada nii-öelda siis siukest nagu proovile panevat austajat. Et väga-väga huvitav, midagi võib väga järsku muutuda, samas kui see on teie enda nagu energiakaart, siis ta võib ka öelda nagu seda, et te peate siin enda uuel tsüklil natukene kiiremini tegutsema või natukene kiiremini nagu suhtlema. Et võib-olla te liigselt palju nagu ootate, et midagi nagu juhtuks või et keegi midagi teie eest ära teeks, aga kui te tahate tulemusi saada, siis on see, et hakake ise tegutsema ja tulevad kohe need ka tulemused. Mis siin veel on tulemas hamburile? Mis on tulemas veel hamburile? Ja tuleb siit välja veel mõõkade 7. Natukene ikka juhib siin tähelepanu nendele nagu pettustele või vargustele või saladustele. Et ta on ka natukene siuke negatiivse poole pealt pettuste või saladuste või varguste kaart, eks ju. Aga samas mõõkade 7 räägib alati taktikalisest käitumisest ka. Et see kaart ütleb, et kui te siiamaani ei ole olnud enda olukorras nagu edukas, siis võib-olla te kogu aeg jooksete peaga vastu seina või proovite kogu aeg ühtemoodi midagi nagu
ära teha, aga see kaart ütleb nagu just seda, et te peaksite kuidagi teistmoodi lähenema enda olukorrale. Et võib-olla kas või nagu ka see, kuidas ma täna seda lugemist nagu teen, et natukene vahepeal küsin siin mingeid asju vahele ja ei võta neid päris nii nagu tavaliselt, et jälle muudan natukene midagi, et saada mingit tulemust. Et samamoodi võib-olla muutke mingit taktikat ja lähenemist olukorrale ja see võib anda teile palju kiirema mingi tulemuse. Võimalusi on siin palju, aga midagi võib siin olla tugevalt seoses suhtlusega, sest mõõgad on suhtlevad kaardid. Väga võimalik on see, et te peate ise alustama mingit suhtlust siin, hamburid. Ja see võib viia mingi mingi alguseni mingi asja. Ja vaatame lõpetuseks, mis siin on lõpukaart veel tulemas hamburitele, mida nad peavad veel teadma. Ja on siin väljas müntide 3 ja müntide 3 on väga hea siuke nagu siis koostöökaart. Ta on meeskonnatöökaart, ta on tööalane energia, hea rahaenergia, võib tähendada siin ka siis nii-öelda uute plaanide tegemist, et igal juhul müntide 3-ga on siin võimalik mingeid uusi plaane luua, aga see kaart ütlebki, et olge valmis tegema ka teistega mingit nagu koostööd või siis mingi koostöö võib teid palju kiiremini viia mingi tulemuseni, mida te soovite nagu saavutada. Et siin ei tohiks kindlasti ära öelda mingist abist ka või kui teil ongi vaja mingit abi või mingit nõu küsida, siis te peate seda nagu tegema või te ei tohi karta nagu. Ja muidugi nüüd, kui ma vaatan siin ülemisse ritta, siis ülemises reas oli meil ju müntide 4 ja nüüd meil on siis samast mastist 2 järjestikust olevat kaarti, müntide 3, müntide 4 ja see peaks tähendama tegelikult siis kaardi aspektis nagu siukest suuremat arengut. Ehk siis mingid rahaasjad või materiaalsed tööalased asjad võivad siin, võib-olla siis tööalased suhted võivad siin siis teie jaoks lähitulevikus areneda, aga peate olema valmis tegema ka nagu koostööd ja peate suhtlema siin, mulle tundub. Aga üldplaanis siis on võimalik siin lõpetada ära mingi siuke raske koormaga vana tsükkel ja on võimalik uut murevaba tsüklit siis alustada. Hamburid, see oli selleks korraks teie lugemine, aitäh peregrupi liikmetele kanali toetamise eest, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele ning vaatame siis üle, mida siin suhetes ja armastuses on tulemas teile lähitulevikus. Ja võtame kõigepealt siis üldenergia. Üldenergia kaljukitsele suhted armastus. Mis on kaljukitse üldenergia? Ja hopsti, vau! Täpselt sama kaart, mis oli skorpionitel, hamburitel, eelmine täht, kui olid hamburid. Kaljukitsel, no muidugi jah, järjestikused märgid, et kui me vaatame seda planeetide liikumist ja seda võtame tegelikult aja arvamisest nagu algusest peale, siis tegelikult kõik tähtkujud liiguvad ühe võrra nagu tagasi. Ehk siis põhimõtteliselt kaljukitsed ongi nagu hamburid tegelikult. Et siuke huvitav nagu asi. Samas nüüd sama energia täpselt siis ka, et 10 tähendavad vanade halbade tsüklite lõpetamist ja uute paremate tsüklite alustamist. Nüüd sauad, aktiivsus, loovus, kirglikkus, see on väga hea. Samas siin tundub, et keegi pidi siis nagu või siiamaani peab siis nagu hästi palju nagu tõmblema või ringi jooksma või tegema nagu hästi palju või kellelgi ongi palju muresid ja koormaid võib-olla ja siis mitte ainult selle jaoks, et te ise tuleksite toime, vaid et ka keegi teine nagu oleks rahul, et võib-olla te natuke elate liigselt palju teiste inimeste nimel, et peaksite siin rohkem nagu endale pühendama mingit aega või energiat, et nagu õudselt tundub, et olete pidanud rabelema, et teistel oleks hästi. Vaatame, mis on siin veel kaljukitsele tulekul. Opa! Ja on siin kaljukitsel väljas keisrikaart, võimekas meesenergiakaart, 100% meesterahvas nüüd siin. Ehk siis mingi võimekas meesterahvas võib kaljukitsede elus siin mingit rolli mängida. See võib olla mingi võimeka ülemuse kaart. See võib olla mingi kuulsus, mingi tuntud isik, kes teie suunas võib tulla mingil põhjusel. Keegi võib teile head nõu anda. Tegemist võib olla vanema isikuga, aga mitte ka võib-olla ka vanema, vaid mingi hästi aruka isikuga, mingi arukas isik võib teile mingit head nõu anda. Samas, see peaks olema meesterahvas. See on ka siuke isa energia. Midagi võib siin olla seotud isaga. Samas,
ütleme niimoodi, et naisterahvaste jaoks ta kindlasti võib olla sihuke austaja, partneri, lähedase isiku nagu kaart. Meesterahvastel on võimalik siin endal saavutada see energia. Väga-väga huvitav. Mis see keiser siin ikka on? Kes on see keiser? Kas keiser on kaljukitsed ise või? Väga huvitav. Tuleb siia välja mõõkade kuningas. Ikkagi mingi meesenergia. Meesenergia mõõkadega hästi otsekohene inimene, otsekohese ütlemisega ennast kehtestav, mõõkadega väga hea suhtleja, aus, õiglane, nutikas, taibukas, iseseisev. See on sihuke enamasti eduka inimese nagu energia, kes nagu tegutseb. Muidugi meil on nüüd siin kuningas ja keiser, eks ju, et need võivad olla ka kaks erinevat isikut. Väga võimalik, et siin kaljukitsede elus on siis tähtsal kohal mingid meesterahvad mingil põhjusel, aga mingi suhtlus, midagi on siin seotud selle suhtlusega, selle mõõkade kuningaga. Vaatame, mis siit veel tuleb kaljukitsele, mis on siit veel tulemas, mida see mõõkade kuningas üldse tähendab, mis on siit kaljukitsele veel tulekul. Okei, nüüd on selge. Mõõkade kuningas mulle tundub, et võib olla kaljukitsed teie enda energia, sellepärast, et siia tuleb järgi müntide 9 ja müntide 9 on pigem sihuke, ta on natukene nagu üksik energia, aga jällegi hästi sihuke nagu iseseisev energia ja mõõkade emand ja mõõkade kuningas on mõlemad ka siuksed hästi nagu iseseisva nagu isiku kaardid. Et väga võimalik, et siin kaljukitsed teevad siis palju tööd enda karjääri nimel. Muidugi te olete midagi siin suurt saavutamas, sest müntide 9 on tegelikult siukse luksusliku elukaart või elu nautimise kaart. Muidugi jah, väga võimalik on siin see, et lähitulevikus siis kaljukitsed on tegemas läbi mingi arengu, mis viivad selle kuninga energia sinna keisri energiasse. Aga siis see peaks olema nagu meeste... Keegi teeb siin soovahetusoperatsiooni, on ju, et naisterahvas muudab ennast meheks. Et päris nii see ilmselt ei toimu, aga keiser peaks ikkagi olema meesterahva kaart. Aga midagi siin ka seotud nagu töö ja mingi rahaga ja mingi arengutega, et väga hea loovuse energia on seal müntide 9 ka. Aga just nagu töö ja raha energia. Väga huvitav. Vaatame, mis siin veel uuel tsüklil kaljukitse poole tuleb. Mis on veel siin kaljukitse poole tulekul? Suhted, armastus. Kus on armastuskaardid? Ja selle peale kohe viskas. Ja viskas siit kohe laua peale mõõkade 6. Ja mõõkade 6 on tegelikult nagu raskuste seljatamise kaart, ületamise ja seljatamise kaart. Sest ta tegelikult ütleb, et mingist raskest olukorrast olete te juba nagu välja saanud, mulle tundub. Ja liigute juba täiesti uues suunas, aga natukene liiga palju vaatate tagasi mingitele mineviku negatiivsetele, ma ei tea, olukordadele või asjadele. Et siin justkui see mõõkade 6 ütleb seda, et suhtuge positiivsemalt enda hetke olukorda. Et te natukene liiga tihti mõtlete mingeid negatiivseid asju, mis on seotud üldsegi nagu mingi minevikuga. Ja siin peaks nagu lahti laskma ja hakkama positiivsemalt suhtuma enda teekonda. Ma ei tea, mida see siis täpselt kellegi jaoks tähendab, aga mingi natukene meelte segadus siin on, sest viimase kaardina tuleb kaljukitsel välja mõõkade 2. Ja see 2, eks ju, 2 tähendavad nagu valikut, aga mõõkade 2 ongi siuke nagu kahe vahel olek ja otsustusvõimetus. Siin võib ka olla mingi siuke asi, et kaljukitsedel võib siin olla siis võimalus 2 inimese vahel valida. Üks võib olla keisri energias ja teine võib olla siis mõõkade kuninga energias. See võimalus võib siin ka täiesti nagu olla. Muidugi siin võib ka olla see, et üks inimene võib olla siis keegi, kes on nagu minevikust. Sinna poole muidugi või mõõkade 6 ei tasu või ei soovita vaadata, aga ma ei tea, miks on siin kellelgi mingi nagu segadus või mingi otsustus nagu võimetus, et mingi otsuse te peate nagu vastu võtma. Siin võib ka tähendada nagu seda, et kas te lähete nagu suhte suunas või te lähete karjääri suunas. Et väga-väga huvitav, mitmeid erinevaid võimalusi, muidugi müntide 9 on tõesti väga hea kaart. Üldenergia oli sauade 10 ja sauade 10 tegelikult tähendab seda, et te vabanete mingist murest või koormast ja alustate uut paremat tsüklit ja tegelikult siin
noh, küll peaks olema ainult meesterahvastel see staari või tuntuse või kuulsuse või mingi sihuke võimekuse energia siin selle keisrikaardiga, aga võib-olla on tõesti ka naiste jaoks siin võimalik mingeid siukseid meeletult suuri arenguid läbi teha. Aga pigem arvan, et siin on kaljukitsed siis seotud mingite võimekate meesisikutega. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine. Aitäh peregrupi liikmetele kanali toetamise eest, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mis on tulemas teile suhetes ja armastuses. Ja kõigepealt võtame siis üldenergia kaardi. Ja mis on siin üldenergia veevalajale suhetes ja armastuses? Veevalaja üldenergia suhetes ja armastuses. Ja tuleb veevalajale välja müntide rüütel, tasa sõuad, kaugele jõuad. Müntide rüütel nüüd rüütitest on kõige aeglasem kaart. Ehk siis kindlasti tähendab see siin seda, et peab veevalajatel olema kannatlikkust, aga müntide rüütel ta on küll kõige aeglasem, aga samas ta on ka kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk siis igal juhul tähendab see kaart siin arengut, lihtsalt arengud võivad oodatust kauem aega võtta. Noh, rüütlid võivad muidugi olla ka austaja energiat, aga kuna see on teie üldenergia kaart, siis ma arvan, et see on pigem sõnum teile just, et head muutused võtavad nagu aega justkui. Vaatame, mis on siin veel tulekul romantiliselt. Ja romantiliselt veevalajate jaoks hüppas kohe välja 2 kaarti. Ja mis siin on tulemas? Väga huvitav. Kuna me küsisime romantiliselt, siis on siia kohe anda veevalajatele välja karikate kuningas. Karikate kuningas on nüüd hästi sihuke eluküps inimene, avatud meelega, hindab olukordi kaine meele mõistusega. Tegemist on emotsionaalse inimesega, aga inimene peaks oskama enda emotsioone hästi kontrollida või varjata. Ja tegemist siis tõesti peaks olema hästi siukse empaatilise, intuitiivse inimesega. Ma arvan, et see tõesti on siis mingi siuke nagu austaja energia siin pigem, mitte teie enda energia, sest ma küsisin romantika kohta. Muidugi meesenergia kaart, samas nüüd karikate kuningas on kõige parem meesenergia kaart, mida saab tõlgendada ka naisenergiaks, sest spirituaalenergiat seostatakse nagu naisenergiaga. Et noh, tegelikult kõik nii emandad kui kuningad on siuksed 50-50, et võib seal taga olla, et mõlemale sugupoolele kindlasti siuke võimalus mingi austaja partneri lähedase isiku energiakaart, mingi spirituaalse isiku energia. Samas tuli sellega koos siis ka pakist välja sauade 3. Ja sauade 3 võib tähendada valiku ära tegemist ja mingis kindlas suunas nagu liikumist. See on uue teekonna kaart, aga siin on mitmeid võimalusi ja valikuid ja see kaart räägib intuitsioonist ja samas nagu ettenägelikkusest. Et see kaart justkui nagu ütleb, et teie enda sisetunne juhatab teid nagu õige teeni. Et te teate tegelikult, kuhu suunas te peate nagu liikuma, aga te peate lihtsalt tegutsema hakkama, et te peate selle nagu valiku ära tegema ja selle esimese sammu võtma. Ja siis nagu hakkab teie jaoks mingi uus teekond või mingi muutus või noh, sauad aktiivsus, loovus, kirlikkus, eks ju, et see kaart ütlebki, et olge aktiivne, kasutage ära enda loovust ja tegutsege. Ja võib-olla te peate siin tegema midagi, mida te teete kirega või kelle vastu te tunnete kirge ja selle suunas peate liikuma või midagi siin siukest nagu huvitavat on. Ja vaatame, mis on siit veel veevalajatele tulekul. Ja kohe kiiresti hüppas pakist välja ka sauade 7. Ja sauade 7 on nüüd endale ja enda põhimõtetele nagu kindlaks jäämise kaart. Et see kaart ütleb, et ei ole vaja siin justkui nagu ennast muuta või enda põhimõtteid muuta, et sobida siis mingi teatud olukorra või teatud inimesega, et kui on siin mingid põhimõtted ja moraalid, siis kindlasti mina soovitan nendest nagu kinni hoida. Ja muidugi sauade 7 võib natukene mõnikord tähendada ka seda, et siin võib olla mingis olukorras nagu konkurentsi või et justkui mingid inimesed võivad tulla teie suunas meelega, et teile nagu halba nõu anda, et teid nagu teelt kõrvale või valele teele nagu meelitada. Et mingi siuke huvitav nagu energia, et siin kindlasti ei tasu kõiki pimesilmi nagu usaldada. Et keegi võib meelega üritada teile halba nõu tõesti anda või vales suunas nagu teid meelitada, et teie hoogu peatada. Mis on veel tulemas veevalajatele? Mis on tulemas veel veevalajatele?
ja väga positiivne karikate 10 tuleb siit nüüd välja ja kõik 10 räägivad siis justkui siuksest nagu vana, võib-olla mitte nii eduka tsükli lõpetamisest ja uue parema tsükli alustamisest. Ja just pereõnnetsükkel ja siuke head aegade ettekuulutus, positiivsed emotsioonid, harmoonia, tasakaal ja on siin ka nagu seda romantika energiat päris palju, sest tegemist ikkagi on karikatega. Ehk siis väga võimalik, et algab siin tõesti teie jaoks mingi uus romantiline või lausa nagu peretsükkel. Ja mis on viimase kaardina veevalajatel tulemas? Vau, väga huvitav. Ja viimase kaardina tuleb veevalajatel välja keisri kaart. Ja keiser oli just siin eelmises lugemises kaljukitsel väljas. Midagi võib siin olla seotud siis kaljukitse tähtkujuga, samas te olete täpselt enne või peale kaljukitse sündinud ja kui vaadata nagu planeetide seisu maailma algusest peale, siis tegelikult kõik tähemärgid nihkuvad ühe tähtkuju võrra tagasi, ehk siis veevalajad tegelikult on kaljukitsed, on ju. Aga midagi on siin seotud mingi võimeka meesterahvaga ühesõnaga. See võib olla võimekas ülemus, see võib olla isa energia, aga meesterahvas, võib-olla vanem meesterahvas või mingi arukas meesterahvas, keegi võib teile mingit head nõu ka anda mingi olukorra suhtes, aga justkui midagi siin on, samas kuna siin ees on see karikate 10, siis mulle tundub, et see tõesti võib siis olla mingi siukse uue võimeka austaja partneri kaart, kellega siis on võimalik tõesti midagi siukest hästi püsivat luua, sest keiser räägib stabiilsusest ja turvatundest ja võimust muidugi, eks ju, et see on hästi võimekas isik, see on natukene siuke kuulsuse või tuntuse nagu energiakaart. Et võib-olla see valdkond, milles see inimene nagu tegeleb, seal ta võib olla nagu tuntud. Ma ei tea, millega siis veevalajad see inimene tegeleb. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine ja aitäh peregrupi liikmetele kanali toetuse eest, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mida need suhted ja armastus näitavad teile siia lähitulevikku. Ja kõigepealt võtame siis üldenergia, suhted, armastus, üldenergia kaladele, mis on? Ja üldenergia kaladele on mõõkade rüütel. Noh, rüütlid muidu on nagu austajate kaardid, aga kuna see on üldenergia kaart, siis võib see tähendada seda, et kalad lähitulevikus võib väga järsku siis alata mingi uus vestlus või suhtlus kellegiga. Vabandust, sest mõõgad on nagu hästi siuksed suhtlevad energiat. See on ka kõige kiirem nagu rüütlikaart, ehk siis tõesti midagi võib nagu alata väga järsku. Ja see võib olla just seotud siis suhtlusega, võib-olla see kaart üritab teile öelda, et teil on endal vaja kiiremini tegutseda. Ma ei tea, mida see siis tähendab, aga see on seotud suhtlusega, te peate kiiremini kellegiga midagi suhtlema, midagi siin on. Mis siin veel on? Okei, midagi võib olla seotud rahaga, suhtlus võib, mingi suhtlus võib arendada mingid rahaasju, mulle tundub, mingi kiirem suhtlus. Kiirem tegutsemine mõõkade rüütliga. Igal juhul müntide ässal on siis siuke ülim külluse kaart, see võib tähendada ka soovide või unistuste nagu täitumist. Et väga hea rikkuse ja materiaalse külluse kaart, aga mündid on siis mingis mõttes ja eriti just ässade münt tähendab siis mingit siukest ülimat küllust ja külluse energia on ka armastuse energia ja ülim viljakus ja viljakus võib tähendada ka nagu rasedust, eks ju. Et midagi siin on, ma ei tea, mida te täpselt soovinud või unistanud olete, kui te kiiremini suhtlete, siis te võite selleni nagu jõuda. Mulle tundub hetkel. Vaatame, mis veel kaladele tuleb. Ja tuleb teile veel välja siit lõvikaardi jõud. Jõukaart siis ütleb seda, et teis on tegelikult kõik olemas, et te saaksite olla edukas või edukas, nii füüsiline kui mentaalne tugevus. See kaart nagu ütleb seda, et kui te ise alla ei anna, ei ole võimalust isegi kaotada. Et seni, kuni te tegutsete, on teie lõpptulemus kokkuvõttes edukas. Võib tähendada pisikesi tagasilööke või mingid kaikaid kodaratesse, aga pigem ütleks nendes olukordades üritage võimalikult vähe seda nagu negatiivsust tähele panna ja seda lihtsamini te sõidate nendest olukordadest mööda või ümber või üle või mis iganes. Et selles mõttes ei ole siin mitte midagi hullu, see kaart ütleb, et te saate kõigega väga hästi hakkama. Mis veel kaladele on tulekul, kas on siin midagi romantilist? Ja hüppab siit välja kohe tasakaalukuse kaart või mõõdukuse kaart.
mõõdukuse kaart ütleb, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukuse piires. Kindlasti soovitab see kaart siin edasi tegutseda, mitte jääda koha peale seisma. Samas, aga see kaart ütleb ka seda, et tuleb vahepeal võtta ka see hetk, kus korra jääte seisma ja mõtlete mingeid asju järgi, sest see on sihuke läbimõeldud otsuste ja valikute kaart, et sihuke tasa ja targu, et tark ei torma. Et kindlasti peate nagu tegutsema, aga teil ei ole vaja liigselt palju siin kiirustada selle tegutsemisega. Et võib-olla siin on vaja seda suhtlust nagu on natukene vaja kiirendada, aga tegutsemist justkui pole vaja kiirendada, et te tegutsete, tundub piisavalt, aga mingit suhtlust on vähe, mulle tundub, või kellegiga peate suhtlema siin. Väga huvitav, naljakas energia natukene. Päris täpselt ise ei saa aru, aga ilmselt ikkagi on see seotud mingite tööalaste olukordadega, sellepärast, et on siin väljas müntide kuus. Ja noh, ta on nii võtmine kui andmine, võitmine kui kaotamine, eks ju, et pigem ikkagi seostatakse positiivse energiaga, üllatuste kingitustega ja mingites suhetes võib see siis tähendada ka mingis mõttes mingit võrdset võtmist ja andmist. Et justkui, et kui ise panustate mingisse suhtesse 100%, siis saate sealt tagasi ka 100%, kui annate endast ainult 30%, saate tagasi ka 30%, eks ju. Sama mingite tööalaste olukordadega, et kui te panustate sinna 100%, siis te saate sealt ka 10-kordselt nagu tagasi, või kui te panustate hästi vähe, siis saate natukene tagasi, on ju. Et mingi sihuke nagu võrdsus mingis olukorras, väga võimalik, et mingid tööalased olukorrad. Ja viimase kaardina on teil spirituaalne ärkamine ja hermit või siis erak. Ja see kaart natukene räägib siis aja omaette veetmisest, enda sisemaailmaga tegelemisest. See kaart võib öelda, et mingid asjad on teil nagu läbi töötamata või mingile selgusele te ei ole iseendas veel jõudnud. Ja see ongi sihuke suur avastuste tegemine ka iseendas ja mõnikord see hermiti või eraku kaart võib siis nagu öelda seda, et te olete liiga palju enda energiat välja andnud valedele inimestele. Ma ei tea, mismoodi te seda energiat nagu välja olete andnud. Igal juhul see kaart võib öelda, et olete võib-olla teinud seda valedele inimestele. Ma ei tea, eks te ise teate nagu paremini, aga just see kaart ütleb seda, et ärge pühendage nii palju enda elu nagu teistele, vaid elage ka rohkem enda nimel või enda jaoks. Et väga võimalik, et just te olete nagu valedele inimestele selle nagu enda elujõu energia ära andnud. See võib olla siin natukene mingid asjad tasakaalust välja löönud selle mõõdukuse kaardiga. Samas rüütli kaart, eks see tähendab mingit sükest kiiret tegutsemist, samas jällegi mõõgad on natukene süke kannatuste või katsumuste kaardid, et see on tihti süke proovile paneva nagu austaja energia. Et võib siin tulla tõesti mingeid nagu proovikivisid või katsumusi, aga nagu ma ütlesin, kui jõukaart on väljas, siis see kaart ütleb, et kui ise alla ei anna, siis olete ikkagi edukas. Nii et kalad, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Aitäh peregrupi liikmetele kanali toetuse eest, oli meeldiv ning kohtume varsti taas.